Tere, Joonas minu nimi ja näitan teile täna Costpocketi sõidupäeviku funktsionaalsust. Selle uue funktsionaalsusega saime valmis eelmise aasta lõpus ja siis kõigepealt siin ongi mul ees Costpocketi äpp, ta näeb arvutis, telefonis samasugune välja. Selleks, et teha sõidupäevikut, tuleb minna aruanded, uus aruanne ja sõidupäevik. Nüüd tuleb sisestada kuu, mis kuu eest me teeme seda. Teeme siis selle jooksva kuu eest. Nii, ja siis ta ongi see kaust nagu olemas ja nüüd saame siia hakata sõite lisama. Oletame, et esimese sõidu tegime 3. märtsil. Käisime Tallinn-Rapla-Tallinn, siia saab täiesti vabas vormis kirjutada või kasutada nagu eelnevaid sõite, et kus te käisite. Ma kasutangi näiteks eelnevat sõitu. Siis ta küsib, et millise autoga käisite ja võib ka panna lisa uus sõiduk ja siia on võimalik lisada nagu ettevõtte auto või isiklik sõiduauto. Ettevõtte auto puhul ongi lihtsalt sõidupäevik, ehk siis mis on need sõidud, mis te tegite. Mingit raha ta sinna juurde ei arvuta. Kui me kasutame isiklikku sõiduautot, ehk siis isikliku sõiduauto hüvitist, ehk siis ettevõte hüvitab meile meie isikliku sõiduautoga tehtud töösõidud, siis arvutab süsteem sinna ka kilomeetri hinna juurde. Iga kilomeetrist saate raha. Teeme isikliku sõiduautoga sõidud või seda sõidupäevikut mina täidan selleks, et saada oma eraautoga tehtud sõitudest raha tagasi. Lisame siia numbri, täiesti suvalise numbri. Siis ta küsib odomeetri näitu. Võtame, et 100 000 on ikkagi ees juba fotol. Ja Raplasse tagasi, ütleme, et 120 kilomeetrit äkki umbes. Niimoodi. Siin saab veel kõik andmed üle vaadata ja salvesta. Ja oletame, et meil oli üks sõit veel ja see oli eile. Käisime samamoodi Tallinnast Raplasse. Nüüd ta juba kasutab seda eelmist odomeetri näitu, et seda ei pea uuesti kirjutama. Ja salvesta. Ja nii lihtne ongi nende sõitude lisamine. Ja kui oletegi kõik need sõidud, kõik oma sõidud ära lisanud, saate vajutada esita aruanne. Ja aruanne valmis ja ta saadab selle otse edasi raamatupidamise tarkvarasse. Sellel ettevõttel siin on kasutusel Merit Activa, ehk siis see sõidupäevik läks edasi Merit Activasse. Teiste tarkvaradega ta töötab samamoodi. Ta läheb otse tarkvarasse edasi. Hüppame korraks Meritisse. Teeme värskenduse. Nii. Jah, Märts sõit on siin. Siis ta loob sellise ilusa aruande, kus on need sõidud rida-realt ilusti kirjas, sõiduki numbrimärk, ettevõtte, kelle on see tehtud ja samamoodi teeb ka siia need kanded, read. Ja siin ei olegi muud kui raamatupidaja kinnitab ära, paneb kulukonto ja artikli ja ongi valmis. Et aitäh teile!